Tere! Mina olen Ülle Puu Taroka stuudiogaleriist Viljandis ja täna ma räägin teile sellest maalist, mis on siin minu selja taga. Viljandi linnalood. Selle maali suurus on 70x50 akrüülidega maalitud. Antud maal on esindatud olnud ka minu isikunäitusel, mis toimus 2020 kuni 2021 aastal. Ja sellel maalil on väikesed fragmendid omaette maailmadest, nagu sellised läbipaistvad õhulised omaette maailmad. Individuaalsest lähtekohast on iga inimese elu, iga suguvõsa elu omaette maailm sellel suurel planeedil Maa. Maali keskmes on Viljandi vana veetorn, mis esitati aastal 1911. Viljandi oli üks esimesi linnu, kus ehitati valmis veevärk ja kanalisatsioon. Veetorn amortiseerus aja jooksul ja ta renoveeriti vaatetorniks 2001 aastal. Siin on maailmarekordi omanik Kreeka-Rooma maadluses Martin Klein, kes oli esimese eestlasena olümpiamedalist 1912 aastal Stockholmis. Maadlus kestis 11 tundi ja 40 minutit ning ta võitis hõbemedali. Väga vägev saavutus eestlaste jaoks, Eesti jaoks ja Viljandi jaoks. Väga vägev. Siin on ühiskonnategelane, kirjanik, publitsist, muusik ja pedagoog Karl Robert Jakobson uhkes poosis ajaleht põlvedel. Nii, selles maailmas on siin skulptuur Purskkaev poisskalaga. Selles pargis, kus ta asub, oli enne vanasti turg. Legendi järgi võis sellel turul kaubelda ainult Viljandi järvest püütud kalaga. See poiski püüdis suure kala ning tuli oma saagiga kauplema. Skulptuur Pastoraal Allikal asub Viljandis lastepargis, mis nüüd kannab nime Sõbrapark. Vilepilli mängiv neiu sümboliseerib sitkust ja eestlaste traditsioone, Viljandi kultuurilembust ning muusika ja liikumise armastust. Kultuuriakadeemia meil ju siin ka. Nii et täitsa imeliselt hästi sobib. Ja siit armastatud laulja Jaak Joala. Siis minu pildile ta jõudis siis juba, kui alles meil siin Sakala ajalehte tuli näidis sellest skulptuurist, et mida hakatakse nüüd siis valmistama. Ja ma arvan, et tema ei vajagi rohkem sellist pikemat tutvustust. Ja siin on üks violetses toonis linnukene. Ja see lind ilmus pildile nagu ise võluväel, sirutades oma tiivad kaitsvalt, aga mitte lämmatavalt üle selle sõõri. Meie linna kaitse, meie tavade ja traditsioonide kaitse, meie linna hoidja, mulle tundub, et siia pildi peale tuli. Tema on meie usk, lootus, armastus. Ja minu mäletamist mööda Viljandi vapil on ka kujutatud lind kotkas siis sinisel taustal. Siis osad maailmad, siin on 2.
siin on üks ja siin peidus, siinpool on ka. Osad maailmad on tühjad, et see on sinine ja vesi, kuldne ja rikkus, roheline puud ja loodus, meie rikkus. Sihuke vihm ja alla sadamine, puhas loodus. Armastuse sõõrikene siin. Ja siia saad sina ise maali omanikuga oma maailma luua kujundlikul moel. Kui lähed oma meeltega sinna väikesesse maailma sisse, siis saad hakata nägema nagu kristallkuulis oma vaimusilmas, oma kujutluspiltides või meeltega tajuma enda isiklikku eluloomingut. Lood ise oma loo, oma elust, omas maailmas ja kellegi asi ei ole, milline see sinu personaalne lugu just on. Sina ise oled võimas looja. Eks see ole ju sihuke vägev teadmine. Iga inimene loeb, iga hääl loeb, kõik meeled loevad. Siis sinine, pool maali on sinine, võib-olla nüüd juba märkanud, pool, sihuke hele, kuldne, kollane, siis kuldsega siit keskelt veel tehtud. Ja et kulda olen ikka visanud siia maalile ühte, teise ja kolmandasse kohta. Sinine sümboliseerib vaimujõudu, teadvustamisi, selgust, tõe rääkimist, väge ja taevast ja vett. Täitsa loogiline, eks ole. Kuldne ja kollane on õpivõimelisus, avatus, viljakus ja läbipaistvus. Kullaväärilised heitlused ja võitlused. Kollane on ka tants, rõõm ja liikumine. Ja sellest kõigest rõõmu tundmine. Ringid sümboliseerivad igavikku ja kõiksust, päikes ja täiuslikkust, jätkusuutlikkust, liikumist ja aja ringkäiku. Kolmnurgad. Siin on kolmnurgad. Jällegi ise tahtsid tulla. Ja siin on ka palju selliseid nagu kolmnurkseid kujundeid. Natukene küll siia sinnapoole nagu laiali valguvad, aga igal juhul sellised kolmnurgad. Et kui sellised asjad minu maali peale ise nagu tulevad, siis see on kindlasti nagu sümbol ja märk. Ja sümbolina kolmnurk sümboliseerib edukust, jõukust, viljakust ja kasvu. Kolmnurk on ka tähis, mis märgib kodu ja kodukollet, kodust õnne ja ka vaimukoda. Ja kolmnurk on lisaks ka selline tuletähis, mis seostub päikesega, mis annab jõudu ja valgust, valgustatus. No nii, meil on siin valgustatud tegelasi küll peal. Ja nagu te olete aru saanud, siis midagi juhuslikku sellel maalil ei ole. Kõik on omavahel seotud sidususes. Aitäh mu kallid kuulamast!